läbi selle, mis ma saan läbi selle. Siis ta lihtsalt usaldab. Lihtsalt on, ei ole kõik praegu ja kõik on siin. Ehk siis see 5 aasta plaan on inimestel alati siis, kui nad peavad reaalsust füüsiliseks, loogiliseks, ennast inimeseks, teisi inimesteks ja lihtsalt järgides seda, kuidas asjad avalduvad ja vibratsiooni ehk impulssi, ka sisemist, kui saad mingi teadmise, siis lähed, teed seda, nii nagu näiteks sina minu siia kutsusid, sa kirjeldasid seda enne. Valik, aga ta peab sellega loomulikult kokku võnkuma selles mõttes, et tegelikult ei ole, mida me kehana tajume. Kas see lihtsalt mitte tõsi, sellepärast, et meil on tänapäeval tohutult näitab kamina tule video. Ma ei tea, kas sa tead sellest miskelt, nägin seda infot. On miljoni teeninud sellega ja kui palju ta selleks siis tööd tegi. Tere, ilusat pühapäeva teile. Minul on praegu teisipäev, 17. veebruar. Kell on 1:30 päeval. Täna on vastlapäev, nii et ma hakkan kohe vastlakuklit sööma. Tahtsin Krossi vastlakuklit proovida, sest et ma ei tea, see on nagu kiidetud, nagu poe omadest. Mulle endale meeldib Eesti pagari oma, aga proovime siis Krossi oma ka ära. Aga igatahes ma praegu hakkan ennast natuke sättima, teen endale mingi patsi pähe ja siis ma plaanin jaluta minna, sest et täna on nii ilus ilm, päike paistab, sinine taevas, et patt oleks mitte minna. Siukene on see Krossi vastlaukel. Tundub siukene päris hea, aga natuke nagu saiane tundub. Vahukoor on hea. Aga jah, sai on kuidagi lihtsalt liiga sai. Aga ma ei tea, muidu on päris hea, aga mulle meeldib vist Eesti pagarama ikkagi rohkem. Ma ei ole jälle väga mitu päeva filminud. Mul isegi võib-olla oleks olnud midagi filmida, aga ma nagu ei viitsinud väga. Et kuidagi mõnus on praegu lihtsalt puhata. Et ma pigem kasutan seda võimalust ära, sest et see on teada, et kui laps sünnib, siis väga puhata ei jõua. Nii et ma kasutan seda võimalust praegu ära ja teen täpselt nii palju, kui palju ma viitsin. Et ma arvan, ma hiljem räägin natuke täpsemalt ka, mis ma vahepeal teinud olen, sest et ma praegu peast ei mäleta, ma pean telefonist vaatama reaalselt. Teen oma näo ilusti puhtaks, panen kreemi näole ja siis teen omale väikse kalasaba pähe ja ma arvan, et siis võib vist juba õuega minna.
tulin just jalutama. Nii mõnus ilm on, nagu päike paistab. Mingi 6 kraadi miinust vist ainult. Ja nagu tuult ei ole. Mingi mõnus. Ma olen nagu mingi kubuviss, aga noh. Kuidas neil läks ennast peeglist vaadata praegu. Nagu mingi pall, mingi lumememm või mingi elav maskott. Aga jalutab mõnus nagu hullult võtab nagu põhmale. Ma pean hullult aeglaselt kõndima. Aga noh, ma ei tea. Tundub, et see käib vist rasedusega kaasa, sest et nagu ma ju käin nädalas ikka mitu korda jalutamas. Ja rõhk lihtsalt ei tule. Ma ei tea miks. Aga igatahes jah, teen selle mingi ringi ära. Täna ma olisin teise ringi. Tulin siia mäe peale või mis iganes. Et tavaliselt ma käin Türi linnas sees. Aga ma ei tea, nii mõnus ilm on kuidagi tuulevaikne ja täna oli nagu tuju hea, päike on mu kütus. Nii et kasutan võimalust. Tulin pikemale ringile. Ma ei oskagi öelda, see on vist mingi 3-4 kilomeetrit äkki. Täpselt ei teagi. Aga ma arvan, et ma hakkan kevadel ja suvel päris palju siin kõndima vankriga. Aga naudime nüüd päikest. Tegin lausa jope eest lahti, sest et nagu nii mõnus soe on. Nagu lausa palav hakkas vahepeal. Kindlad võtsin ka käest ära. Ja ma juba hakkan nagu lõpu poole jõudma. Ma on veel paar sirget veel minna. Aga siis on tegelikult vist mingi kilomeeter äkki. Ehk siis suur osa on tehtud. Täiega mõnus on. Võtsin veits tempot maha, sest et kõht hakkas veits krampi minema. Aga muus osas on nagu jumala chill. Nii kui ma hoo maha võtsin, siis kohe on kõht ka normaalne. Nii et võib igati rahule jääda, ma arvan. Natuke veel minna ja austada ei tahaks koju minna. Nii mõnus ilm on. Võiks iga päev päike olla. Päris mõnus oleks. Üks palmipuu ka tänase päikselise ilma puhul. Ka Türil näeb palme. Aga põhimõtteliselt mu kodu paistab juba seal. Normaalselt tossab see korsten seal. Aga kodu on juba kohe päike. Nii mõnus. Nagu see auto on nii must. Hull.
olen siin nüüd mõnda aega pikutanud. Ma ei oska öelda, mingi tund aega äkki või. Ja ma vaatan erinevaid ajuloputus podcast'e. See on minu meelest üks päris põnev podcast. Ma ei tea, kas ma olen siin kanalil maininud seda, et ma usun ka veits siukestesse teistsugustesse teemadesse, ehk siis universum ja kõik siukene teistsuguse reaalsuse teemad. Et kõik see, mida me siin praegu elus kogeme, on põhiliselt maatriks ja ma ei tea, keda see teema kõnetab, see ilmselt saab aru, millest ma räägin, ja keda see ei kõneta, see ilmselt ei saa midagi aru, nii et ma hetkel tunnen, et ma ei pea nagu sellest rohkem pikemalt rääkima, aga igatahes keda kõnetavad siuksed teemad, siis ajuloputus podcast on nagu täiega siuke asi, mida tasuks vaadata ja kuulata. Et ma siin järjest jälle saan mingeid siukseid ägedaid nüansse teada, mis ma olen nagu alati tundnud, tajunud, aga ei ole osanud nagu sõnadesse panna. Et kuidagi siuke hästi nii-öelda kodune tunne on kõiki neid osasi kuulata. Et justkui nagu kõik see, mis ma ennem nagu tajusin ja kõik tundus nagu veider, et nüüd ma saan aru, et nagu miks see nii on. Et selles mõttes, et ma ei ole nagu mingi jõhker uhuu peast, aga samas ma usun sellesse, et maailmas on palju rohkemat kui see materiaalne füüsiline maailm, mis me siin enamus inimestena tajume. Et hästi-hästi põnev mu jaoks. Ja sinna alla kuulub ka igasugune manifesteerimine, elu tajumine, tunnetamine. Et põhimõtteliselt kõik on võimalik luua. Sa pead lihtsalt ise selles nii-öelda enda välja mõeldud reaalsuses elama. Või õigemini see reaalsus on sul kogu aeg olemas. Et jah, keeruline seda ausalt minul sõnadesse panna. Seal ajuloputus podcastis nad panevad väga hästi need asjad sõnadesse. Aga ma nagu täiega samastun selle teooriaga. Ma ei ole lihtsalt nii hea sõnastaja. Aga ma ütleme nii, et kuna ma olen selle mindsetiga olnud tegelikult päris vähest aega, siuke mõned aastad tagasi hakkas vaikselt nagu tekkima mul mingi arusaam. Ja siis nüüd siuke viimase aastaga äkki või 2 aastaga on siis see teadmine nagu kuidagi avardunud ja ma saan nagu paremini aru sellest kõigest. Ehk siis hetkel on veel keeruline seda kõike nagu lahti seletada. Aga ma olen tajunud nagu terve elu seda. Ja see on nagu kuidagi nagu vabastav tunne, et ma lõpuks nagu olen jõudnud selle tõeni, mis ma olen nagu tundnud varem ka. Aga ongi see, et kuna ma olen nii palju elanud selles materiaalses, füüsilises maailmas, maatriksis, ja ma ei ole olnud varasemalt teadlik sellest kõigest muust, siis hästi raske on nagu kuidagi ennast nagu ümber õpetada, et ma võin usaldada enda intuitsiooni, ma võin uskuda imedesse nii-öelda, mis tegelikult ei ole imed, vaid need on täiesti võimalik reaalsus. Et kõik tuleb vist ise nagu enda jaoks välja mõelda, mis on sinu reaalsus. Ja see põhimõtteliselt ongi. Et jah, see on, minu jaoks on nii keeruline lahti seletada, see maailm on nii lai ja ma alles nagu õpin seda kõike tundma. Aga see on nii põnev. Nii et
kes vähegi nagu tunneb ka, et me elame nagu valedes, et kõik see, mis meile räägitakse, kõik ajalugu, ma ei tea, kas või piibel, kõik see, mis on piiblis räägitud, kõik, mis räägitakse Riigikogus, valitsuses, maailmas, kõik on valesid täis ja kõik tegelikult on nagu vastupidine justkui. Et kui sa oled ka nagu sellise mindsetiga, siis tasub sul ka võib-olla neid podcast'e vaadata-kuulata, et kindlasti on sul ka siis põnev. Ja kui sa veel ei ole selles mindsetis, siis see on ka okei. Et kõik ei saagi olla ja nii lihtsalt ongi. Aga mul on täiega põnev neid vaadata. Ma olen nüüd järjest mitu osa vaadanud ja ma jätkan. Et ega mul siin muud väga lõpurasedena teha pole ka. Mul nagu suured tegemised on otsa saanud. Ja siis ma lihtsalt kuulan podcast'e, teen midagi vahepeal, ma ei tea, värvin või koristan või mis iganes. Või lihtsalt puhkan. Ja siis järjest kuulan neid. Et ma olen ka päris palju oma suhtumist muutnud lapse kasvatuse osas. Et ka see on nagu päris sükene põnev osa, millele mõelda. Et jaa, aga ma nüüd vaatan oma videoid edasi. Ja ma ei teagi, mis see tänane päev veel toob. Mul ei ole täna rohkem plaane ja mul ei ole ka homseks plaane. Nii et ma arvan, ma homme filmin edasi ja räägin teile natuke sellest, mis meil vahepeal toimunud on, mis me siin toimetanud oleme. Vot. Aga praegu ma sukeldun ajuloputus podcasti. Tere jälle! Meil on nüüd, mis päev täna on? Neljapäev. Ja ma võtsin ennast kokku lõpuks. Võtsin kaamera kätte. Ma ei tea, mul on kuidagi üliraske siin koduses igavuses ennast nagu kätte võtta ja tegutseda. Aga Rüts on täna koolis ja ei tea, mõtlesin, et ma natukene toimetan, ehk siis koristan, panen muusika mängima, siis on natuke võib-olla parem tuju. Ja siis koristan veits. Palju koristada pole, aga mul on köögis on vaja veits koristada ja 11 mujal ka. Ma enne vist vaatasin ennast peeglist, et nagu see kõht on nii suureks läinud. Ja kusjuures ma kaalun reaalselt praegu mingi 96 kilo või. Ja nagu, ma ei tea, kas see kõik kaal on mu kõhus ja rindades, aga nagu peeglist ma ei näe ennast väga suurena. Samas, ma näen, et ma olen näost ümaramaks läinud ja igalt poolt veits, aga nagu 96 kilo ajuvaba. Aga see kõht on küll mega suurne. Aga tegelikult ei jaksa enam rase olla. Nagu see kõht jääb täiega ette kogu aeg. Aga praegu on selline periood lihtsalt. Ausalt öeldes mul on hästi keeruline viimasel ajal nagu vlogida. Selles mõttes ka, et mul on endal vastik natuke vaadata neid videoid. Sest et ma ei tunne ennast enda kehas nagu ära. Et ma nagu oma peas tahaksin olla kõhn, vormis, lihastes. Ja see, mis ma praegu olen, see nagu ei ole üldse see. Ühesõnaga, issand, see kaameratoid on nii raske. Tool siin, väga hea. Et kuidagi sihuke raske monteerida neid videoid. Ja siis tänu sellele on ka raske kaamerat kätte võtta, sest et nagu kuidagi, ma ei tea, ma ei meeldi ise endale praegu. Ma tean, et see on lihtsalt periood ja ma tean, et ma saan kõik selle kaalu tagasi. Ja
mingil hetkel on kõik jälle fine ja kõik on nii nagu vanasti. Aga praegu nagu kuidagi raske on leppida sellega. Ja siis ma pean nagu veits push ima ennast, et see kaamera jälle kätte võtta. Ja ma proovin olla positiivne. Natukene on veel vaja vastu peada, mingi kuukene. Ja siis saab hakata äkki jälle teises suunas kaaluga liikuma. Positiivne on see, et sünnitas läheb ka päris mitu kilo maha. Mis see turtsud siin? Kass turtsub. Et mõned kilod lähevad siin juba peale sünnitust maha. Aga edasi tuleb raske töö. Ma väga loodan, et mu keha on selline, et imetamisega ja kõigega mul hakkab kaal kukkuma ja jalutamisega. Ja ma loodan, et mul on vähem aega süüa, sest praegu on reaalselt see, et mul on suht enamus ajast pigem igav. Nagu ma kogu aeg otsin endal tegevusi ja ma midagi nagu teen ikkagi. Aga enamus ajast on pigem igav ja siis ongi see, et ma tahaks kogu aeg süüa igavusest. Ja mu kõht on ka kogu aeg tühi. Et ilmselt ma suudaksin paremini kontrollida, kui mul ei oleks nii palju aega süüa ja söögile mõelda. Et jah, ühesõnaga ma veits struggle'in selle toidu teemaga. Aga elu ei saagi lihtne olla. Aga ma loodan, et üks hetk saame selle teema korda. Ma loodan, et ruttu. Aga jah, ma praegu panen muusika mängima ilmselt suht valjult. Ja ma ei taha copyright saada, nii et ma ilmselt ei filmi seda, aga ma koristan maja ära. Nii palju, kui ma suudan. Ma ei taha, et mul kõht krampi läheks. Ma peakski vist bandaaži peale panema selleks. Ja siis kui kodu on korras, siis ma arvan, et ma korra pikutan ja räägin teile siis, mis vahepeal toimunud on. Ega mul vist väga palju rääkida pole, aga üht-teist. Natuke ikka. Nii et hakkame tegutsema. No nii, ma sain nüüd köögi koristatud. Nii palju, kui ma sain. Ehk siis ma ei tea, mis ma edasi teen. Aga ma mõtlesin, ma näitan natuke, millega tegeles Ruts eile ja eelneval nädalal. Ma pean mikri enda külge panema. Nii, on mugavam. Ühesõnaga, siin külmas ruumis, kus ta seda sama tegi. Siin all on meil kelder. Seal on auk. Igatahes seal on meil nüüd üks diiselpuhur. Me siin mingi aeg mõtlesime panna selle õhksoojuspumba, aga elektrihinnad on lihtsalt nii retsid. Ja meil on börsipakett, ehk siis mingi õhksoojuspump ilmselt teeks meil sükst arved, et see on rets. Ja siis ta leidis sükse teistmoodi lahenduse, et kütame diiselpuhuriga. Hetkel ta pani selle keldrisse, ehk siis sealt meil tuleb nagu kõige rohkem seda külma majja. Ehk siis nüüd saabki nagu alumise korruse majast saab soojaks, seal on juba mingi lae all oli mingi 30 kraadi. Ja nüüd ongi köögipõrand on soe, et isegi kui köögis on temperatuuride mõttes tundub külm, siis see ei ole enam nii külm, sest et põrand ei õhka enam külma. Eks varem, kui kraadikas näitas mingi 20 kraadi, siis põrandal oli ikka mingi 5, aga nüüd on nagu põrandal ka soe. Ehk siis selle võrra on nagu palju soojem, et isegi 20 kraadiga kannatab nüüd köögis olla. Et varem oli nagu 20 kraadiga, ma olin mingi hommikumantli ja veel võtsin pleediga peale, sest ikka oli külm. Ühesõnaga nüüd enam niimoodi ei ole. Et saan põhimõtteliselt stuudiokates ka olla 20 kraadi köögis, et on jumala okei. Ja nüüd ta tegi selle keldriluugi lahti ja nüüd kütame vaikselt seda külma ruumiga.
kui siin muidu hoidis niisugune 2 kraadi, siis praegu on siin 10 kraadi. Et vaikselt nüüd see soe liigub edasi, et noh, seal keldris oligi see, et kõik need seinad, need betoonseinad olid ju meeletult külmad. Ehk siis kõik see imendumine, nii-öelda see seinade soojaks laadimine võtab aega. Ehk ta nüüd vaikselt laeb ennast siin soojaga täis. Et eks siis näha ole, noh, juba praegu on parem. Et peab natuke vähem kütma, et muidu meil siin juba, meil hakkas puid nii palju minema selle kütmise peale. Et see oli rets. Aga mis ta veel tegi? Kuna meil siin see soojakadu on nii jõhker, siis ta eile lammutas laiali õuest need akna kohal mingid lauad, võttis ära. Ma panen pildid ka siia. Ehk siis toppis sinna villa sisse, seal oli ilmselt Rutsi vanaisa, kui ta kunagi seda maja siin renoveeris, siis tõenäoliselt ta tegi selle maja müügiks, sest et väga palju sooja hoidmisele pole rõhku pandud. Ehk siis ta nüüd pani siis villa sinna aukudesse, mis peaks nüüd päris palju sooja hakkama hoidma rohkem. Ja siis teine asi, mis nüüd ilmselt on see, et külmaruumi üks sein on täiesti soojustamata, tõenäoliselt. Et siin vist oligi nagu mõte, et see oleks nii-öelda sahver või siuke külmruum. Ehk siis siit läheb meil meeletult palju sooja majast kaduma. Aga nüüd ta võttis eile ka siit toast. Ma üritan näidata. Siit võttis selle aknalaua lahti. Et vaatas, mis siin allpool on. Noh, siit pealtpoolt ei paista väga midagi. Et justkui nagu on mingit vahtu ja värki-särki vahel. Aga ta veits arvab, et võib-olla siin nagu allpool kihtides võib-olla ka tühjus. Et ta peab seda veits edasi lammutama ja vaatama. Et võib-olla läheb siit ka kõik see sein, mis meil siin külmas ruumis on. Et ilmselt läheb sealt kõik see soe kaduma. Meil on ka praegu siin niisugune bardakk. Kunagi, kui siin kõik need soojustustööd saavad tehtud, siis rüstab selle toa korda ja siis me saame siia auku see kuivati. Siin on meil see pesukuivati. See läheb natukene võib-olla veel ukse poole ja siin on külmkapp, mis läheb veits sinna poole ja siis mahuks siin hoiustama lapsevankrit. Nii et nii kaua ma pean veel ootama lapsevankri kokkupanemisega, kuniks see tuba saab korda. Aga nüüd ta tegeleb kõigepealt sellega, siis ta tegeleb veel natukene selle mis iganes hoiustusnurga ehitamisega. Ta on siia juba teinud meil, see alumine riiul on nagu täiesti valmis. Ja keskmine riiul ta praegu ehitab neid nagu mingid lisatugesid ja siis tuleb veel siia need nagu plate või see tuleb ehitada. Ja üleval juba on asjad, et vaikselt saab juba siin hoiustada, aga veel neid suuri kaste me ei ole ostnud, nii et need tuleb ka siia osta. Aga jah, töö käib. Siin on veits jahe, nii et ma olen siit toast ära nüüd. Aga meil vaikselt siin niisugused tööd käivad, et lapseni pole ju enam palju jäänud. Mingi kuukene veel. Aga ma arvan, ma nüüd söön ühe õuna vahelduseks. Korraks istun. Ja siis ma vaatan, kas mul on midagi veel koristada. Väga ei ole, või nagu siuke, võib-olla mingi, tegelikult ma käisin ainult tolmukaga ka juba üle maja. No ma ei tea, ühesõnaga ma vaatan, kas ma leian veel tegevust. Midagi äkki leiab nokitsemist ja siis ma juba räägin teiega edasi. Nagu reaalselt need õunad on nagu mega libedad. Ma nagu pesin vee all nad korralikult puhtaks ja selle salfaga ka veel nühkisin neid. Aga ma ei tea, ma ei usalda ikka neid, nagu ma koorin ära need.
Need on nagu siukse mingi jamaga üle pritsitud, et päris õudne. Nagu järsku ma salfaga pühkisin neid kuivaks, siis siit selle varre juurest tuli reaalselt musta värvi mingit jama välja. Ma nagu ei taha teada ka, mis asjaga need on üle pritsitud. Tegelikult peaks sööma hooajaliselt oma mingi aiasaaduseid, Eesti oma tooteid ja nii edasi. See ei ole päris okei tegelikult mingi neid läbi pritsitud asju süüa. Aga noh, me keegi ei ole ideaalsed. No nii, lähme maiustame. Ma olen siin peaaegu iga päev nüüd jalutamas käinud. Aga ma ei tea, mul eile õhtul ja tegelikult ka juba varasemalt on hakanud tekkima need Braxton Hicksid. Ehk siis kõht nagu läheb pingesse, nagu kivikõvaks põhimõtteliselt. Ja eile see kuidagi ei tahtnud nagu ära ka minna. Ja siis kuidagi seljavalud olid ja päris siuke vastik oli olla. Ja siis ma otsustasin, et ma täna ei lähe jalutama. Kuigi jah, ma toimetan ikka kodus, aga ma ei tea. Äkki ei ole hullu. Aga reaalselt üleeile oli nagu nii ilus ilm, et käisin, ma ei tea palju kilomeetreid, aga mingi 6000 sammu, mis on nagu mingi poole rohkem kui tavaliselt. Eks tegin nagu veits suurema ringi ja nagu mega mõnus oli. Nagu jah, mul läks veits kõht pingesse vahepeal, siis ma võtsin tempo maha. Aga nagu täiega mõnus oli. Ja siis eile ma kuidagi ei olnud nii ilus ilm ja siis oli natuke vähem motti ja siis ma käisin ikka jalutamas, aga ma käisin 2-kilomeetrisel ringil. Aga jah, täna siis jäi vahele. Õnneks täna on halb ilm ka, või nagu mitte halb. Pilves. Ja ma ei tea, homme lubab päikest, nii et ma arvan, et homme siis proovime jälle jalutama minna. Et see kuidagi jalutamine nagu annab päris hea enesetunde tegelikult. Aga ma vist ei olegi teile rääkinud sellest, et ma käisin nädalavahetusel driftimas. Põhimõtteliselt me läksime otsima Türil driftivaid autosid, sest me kuulsime tuppa ära, et kuskil mingi rets driftimine käib või siuke rallimine. Ja siis me läksime otsisime jääraja ülesse. Juhuslikult oli meil siis tuttavaid ka seal raja ääres ja raja peal. Ja siis algul me seal lihtsalt vaatasime, kuidas teed sõidavad. Ja siis mul kuidagi hakkas täiega kripeldama ja siis ma seal ütlesin nagu valjult välja ka, et küsisin Rutsi käest, et kuule, et mis seis Sixil on, et kas Six ka liigub. Ja siis ta sõber kohe ütles, et aga et sa võid nagu minu autot ka minna rajale, et vabalt võin võtta, onju. No ja siis me veel ootasime seal, teed veel sõitsid ja siis Tripsu, mis sa kisad seal? Ja siis see rada pidi olema 5-ni lahti. Ja siis täpselt kella 5-st tuli siis üks tüdruk selle autoga sealt rajalt maha. Ja siis taimegi, et davai, et minna teiega paar ringi. Ma mõtlesin, okei, lähme siis proovime. Mõtlesin, ma teen lihtsalt rahulikult natuke proovin. Sest lihtsalt nii retsid kripeldas, nagu nii väga tahtsin sõita. Ja siis Ruts istus mulle kõrvale ja siis põhimõtteliselt läksime sõitma, me tegime kokku 2 ringi. Viimane ring lõppes sellega, et ma sõitsin ennast täiega lumehange kinni. Sest et nagu esiteks ma sõitsin viimati 2 aastat tagasi võõraste autodega. Ehk siis nagu see ongi siuke nagu autode tundma õppimine rohkem ja veidike meelde tuletamine, kuidas käib sõitmine. Ja siis ennem seda ma ju sõitsin oma BEM-iga, see oli mingi 4-5 aastat tagasi juba, kui mitte rohkem.
ehk siis sellest on nagu väga palju aega möödas ja vahepeal ma olen põhimõtteliselt sõitnud ainult oma automaatkasti nelikveo Volvoga. ehk siis noh, suhteliselt nagu nullist läksin rajale jälle, onju. et ma ei uskunud, et ma nii palju hakkama saan, aga noh, ikka väga palju käperdasin ära ka, et seal rooliga rapsisin ja gaasiga rapsisin, et noh, tegelikult seda asja saab kõike teha palju rahulikumalt ja siis tuleb palju paremini välja ka. aga see ongi see, et kui sa nagu esiteks algul sa ei tunneta autot, kõik autod on natuke erinevad. ja noh, mina olen õppinud sõitma E36 sedaaniga, mis on nagu väga närviline auto, lahtine Differ oli sellel ja teiseks ta rool oli ka sihuke, et sa pidid teda nagu ise lappama, ehk siis ta ei keera sul ise kurvis nagu tagasi, ehk siis ma pidingi kogu aeg kahe käega lappama seda rooli, kust on siis minul tekkinud siukene natukene vale komme, kuidas sõita. et tegelikult enamus autol ikkagi keerab rool ise ilusti tagasi, ehk et põhimõtteliselt saad sõita ühe käega ja gaasiga niimoodi vaikselt mängides ja siis lihtsalt ühesõnaga kõik on palju lihtsam. et jah, natuke valesti olen sõitma õppinud tänu sellele autole, et seda mul on vaja ümber õppida, aga ma nagu tean seda. aga lihtsalt ongi see, et kui ma nii harva saan sõita, siis kõigepealt sa õpid autot tunnetama ja siis sa veel üritad nagu ennast ümber õpetada. ja noh, siis on veel adrenaliin on seal mängus, onju, mis ka natuke kohati aitab, kohati on võib-olla just kahjuks, et noh, oleneb olukorrast. et kahe ringiga väga heaks sõitjaks just ei saa. aga jah, lõpus ma tundsin, et esiteks see auto oli nii nagu hea juhitavusega, hea pidamisega, et oleks saanud sellesama autoga näiteks pool päeva lasta, ma arvan, et lõpuks tuleks päris hästi välja. et tegelikult oli nagu väga äge ja ma nagu tundsin, et isegi kahe ringiga nagu hakkas juba vaikselt nagu noh, hakkasin aru saama, kuidas sellega sõitma peaks. aga siis oligi see, et viimane kurv oligi mul niimoodi, et tuli juba päris hästi välja, järjest lased külge ees, lased ja siis mingi ajus oli mingi error, ma hakkasin nagu mõtlema, et kurat, et kuidagi hästi läheb ja siis noh, see oli veel siukene lõpus nagu aeglustuv ja kitsenev kurv ka, ehk siis hoog oli juba natuke liiga suur ja siis ma veel hakkasin oma ajuga ka mõtlema seal mingi kartma veits ja siis käperdasin ära. aga ikkagi nagu täiega kogemus oli. ma panen siia selle video ka, mis me siis filmisime. peaaegu tagasipööre. ma ei oska sõita enam. no ma ei tea rada ka, vaata. Teine käik ei hoia suuremat nurka. Rool keerab. aga jah, selles videos on mul kokku lõigatud mõned üksikud hetked, kus mul korraks oli auto külge ees. et enamus ajast ma ikkagi käperdasin seal. Neid hetki ma näidata ei taha. et kunagi näitan, kui Tripsu, mida sa teed jälle? kass lihtsalt viib mind hauda varsti, nagu ta igapäevaselt teeb mingi, korraldab jamasid. mis sa teed siin? mis see on? oh jah. aga jah, täiega äge oli. mis mul veel meenus siin
vahepeal ma alustasin jälle raha kokkuhoidmisega ja see läks ka mul pekki. Nagu selles mõttes, et ma tegin ju ilusti nädala toidukava, mis oli nagu üliodavatest toitainetest. Otsisin välja, kus poes saab kõige odavamalt, bla bla. Ühe nädala sõime nii, siis oli ka niimoodi, et Rutsil polnud aega või võimalust või tahtmist mingeid asju süüa, siis seda toitu jäi järgi. Pool toitu viskasin minema. Siis lapsed jäid haigeks, nad ei tulnud külla, ehk siis see toit, mis lastele oli mõeldud, siis me sõime seda veel, onju. Ja siis nüüd alles, täna on neljapäev, saime me selle eelmise nädala toidu justkui otsa. Aga ma ju tegin ka selleks nädalaks menüü valmis, aga nüüd see menüü on jällegi nagu vale, sest et nüüd see nädalavahetus tulevad lapsed ja siis tuleb koolivaheaeg, nad jäävad pikemaks ajaks. Ehk siis ma peaksin täiesti uued toidud, uued kogused, uue poe nimekirja tegema. See viis mul nagu motini alla. Ja siis vahepeal oli siin vastlapäev, siis ma sõin vastlakukleid, mis oli nagu väljaspool arvestust nii-öelda rahaliselt. Siis oli sõbrapäev. Ühesõnaga, ma ei tea, nii lappes on nagu, et ideaalses maailmas nagu saaks tegelikult päris odavalt. Nagu mul läks reaalselt 7 päeva peale 90 euri. Mis on nagu väga hea tulemus versus see, et eelnev 10 päeva läks mul toidupoe kuludele 400 euri. Et tegelikult saab väga palju odavamalt. Ja ma tahakski ju raha praegu kokku hoida, sest et ma tahaks minna reisile nüüd millalgi lapsega. Ma tahaks öelda nagu täpset aega, millal ma lähen. Aga kuna ma ei usu nagu, et universumis on sihuke nii-öelda aja arvamine, ehk siis universumis töötavad asjad veits teistmoodi. Ma võin selle asja nimel vaeva näha ja tegutseda. Aga see, millal ma selle saan, näitab lihtsalt elu. Nii et ma ei hakka ajalist raami panema. Mul küll on ideaal, et tahaks juba sügisel minna. Aga ma ei hakka seda survet omale nagu tekitama ja lihtsalt kogume raha ja lähme reisile siis, kui on selleks võimalused. Ja ühesõnaga selle toitumisega nagu peaks kuidagi saama jälle paremaks tagasi. Me küll nüüd kui olen poes käinud, siis me ikkagi enamjaolt ikkagi vaatame neid kõige odavamaid asju. No samas oli ka eelmine nädal me ostsime odavat hakkliha ja see oli nagu pool koosnes veest ja mingist rasvast. Ehk siis ma lihtsalt kallasin mingi kulpide viisi seda vedelikku sealt panni pealt minema, mis oli suht rõve. Kuigi kirjas oli 100% sealiha, no ma ei tea. Pigem nagu 50% oli vesi, aga okei. Igatahes siuksed lood, aga ma ei teagi nüüd, kuidas ma jätkan, et siin ongi homme õhtul vist tulevad kõik 3 last meile. Neil on koolivaheaeg. Et mis me siis sööme, sest et üks väga hea toit, mis on makaron hakklihaga, mis on nagu lastele hästi lihtne teha suures koguses. Selle me siis juba sõime ära põhimõtteliselt, ehk et ma praegu uuesti ei tahaks seda nagu. Ehk ma ei teagi, ma pean nüüd välja mõtlema, mis ma siis lastele pakuksin. Mul oli ju kõik välja mõeldud, et ma teen ilusti neile hommikusöögi ja lõunasöögi ja vahepala ja õhtusöögi ja kõik oli ilusti välja mõeldud, kalkuleeritud. Et nad ei peaks käima mingi näksimas ja tundma, et äkki ei ole toitu midagi, et mul oli kõik välja mõeldud, et nad saaksid rahulikult lihtsalt usaldada mind. Ja nüüd mul jälle ei ole seda. Jah, elu võiks vahel lihtsam olla, aga nope. Ma ei tea, mismoodi teie nagu peretoite niimoodi teete, et teil midagi raisku ei läheks ja meil kuidagi kipuvad toidud seisma jääma ja siis
raisku minema, mis on veits kurb. Aga ma arvan, ma olen viinud selle õunakausi minema. Võtan bandaaži ära ja siis vaatan korra telefoni galeriist, kas meil toimus veel vahepeal midagi. Kas ma olen äkki midagi ära unustanud? Sest et ma unustan väga kiirelt asjad ära. Et äkki mul on teile veel midagi jagada, mis meil vahepeal on toimunud. Mul praegu ei meenu. Aga vaatame järgi. Okei, mul vist ongi ainult üks teema veel, millest ma ei ole teile veel rääkinud, on see, et ma natukene üks päev siin valmistasin lapseks jälle 11 ette. Esiteks, see ei ole küll lapsega otseselt seotud, aga ma panin siia nurka, tegin siis siukse väikse muudatuse, panin endale ühe, meil on seal see siuke nagu latern, seal tegelikult käib siuke LED-tuluke sees, aga ma panin sinna hoopis meie taime praegu. Muidugi ma selle taime asemel tegelikult tahan panna sinna hoopis selle mingid pilliroo või mingi siukse beeži värvi kõrked. Et praegu mul on seal ajutiselt see roheline, et lihtsalt tühi ei oleks. Aga jah, sinna on plaan mul vist kõrked panna ja siis teise selle korvikese panin sinna kõrvale. See mõmmi on seal praegu ajutiselt. Ma ei tea, mis ma selle mõmmiga teen. See on nagu mul isa kinkis eelmine või üle-eelmine aasta sõbrapäevaks ja kuidagi kahju on seda nagu lastele anda, sest nad rikuvad ära, aga samas kappi seisma panna on ka kahju. Ühesõnaga, praegu ta on mul seal. Ja aga mis siis veel? Põhimõtteliselt ma ei hakka praegu näitama, aga ma panen teile siia pildi, et ma puhastasin ära lapse turvahälli ja panin sinna siis selle soojakoti sisse valmis trakside alla ilusti. Et kui peaks kunagi mingi hetk nüüd vaja olema, et siis on turvahäll valmis. Ma panin sinna väikse pleedi peale, et ta uuesti tolmuseks ei läheks. Ehk siis turvahäll on valmis. Ja siis ma veel vaatasin üle haiglakotid. Mul on veel asju vaja, ma pean poetiiru tegema. Nagu ma nii palju vaatasin, et kui peaks laps tulema, ma ei tea, homme, siis jah, ma jään elama. Mul on nagu on asju, millega haiglasse minna ja nii edasi. Aga on mõned asjad, mis teeksid selle elu natuke seal mugavamaks ja toredamaks. Seega ma tahaks käia veel shoppamas, ma loodan, ma jõuan. Aga jah, enamus asjad on nüüd valmis kotis. Aga mis ma peaksin tegema, on need igasugused dušikeelid ja siuksed asjad endale väiksemasse pudelisse panema. Mul vist on 1 või 2 pudelit puudu, ma peaks nüüd veel ostma. Ühesõnaga, jah, natuke peab veel toimetama nende kottidega. Aga mis ma veel tegin, on see, et ma pesin lapse mänguasjad ära ja keetsin lutid läbi, keetsin rinnapumba mingid osad läbi ja keetsin ka mõned närimislelud läbi ja panin need ilusti kilekotti, et nad uuesti tolmuseks ega midagi ei saaks. Et nüüd on nagu need mänguasjad ka kõik pestud ilusti. Et ma ei teagi, kas mul on siin veel midagi teha. Kõik on nagu nüüd pestud, valmis. Et siin selle lapse voodile on vaja veel panna see siin on see mähkimisalus. Selle jaoks on mul vaja voodile ühte seda pulka üles äärde. See on füüsiliselt olemas Saaremaal. Ehk siis see tuleb üle värvida ja kuidagi siia Türile toimetada. Et see on veel vaja teha. Ma ei teagi. Midagi võib-olla on veel üht-teist. Aga enamus asjad on kõik valmis. Et mul praegu ei meenugi, vankri tahan veel jõuda kokku panna ennem last.
ja väga muud ei olegi. Noh, Rutsil on veel siin nagu ehituslikke töid vaja veits teha ja mul siis natuke võib-olla veel korrastada ja nagu päriselt lõpuni valmis panna asjad a la see lapsevoodi näiteks vastu meie voodit lükata, siin sellele vannile koht leida, pleed pealt ära võtta, et siin pleedi all on tegelikult mul nagu lina ilusti juba valmis ootel. Siia meil on vaja lapsekapile kardinaid ette, need ma pean lühemaks lõikama üks hetk ja aurutama läbi. Et natuke on veel toimetamist, aga põhimõtteliselt hakkab juba looma, mis on nagu äge. Ja no lihtsalt tegelikult ei ole kohale jõudnud, et me päriselt lapse saame. Nagu see on nii kuidagi ebareaalne või nagu nii, ma ei tea, aga nagu nii äge. Et ma nagu täiega ootan seda. Aga jah, see lihtsalt ei jõua kuidagi kohale. Et mina nagu saangi oma selle unistuse, saan oma tütre, kellega hakata elus ringi matkama ja igast toredaid asju tegema. Et see on täiega äge. Juba täiega ootan. Ma loodan, et meil läheb see titeaeg nagu selles mõttes lihtsalt, et ei ole mingeid gaasiprobleeme ja mingeid siukseid asju. Et ma loodan, et ma ise suudan piisavalt palju magada, jääda normaalseks, mitte mingiks närvihaigeks, onju. Et tahaks olla siukene tore ja äge ema ja toetav ja eeskujuks oma lapsele. Et loodan, et kõik läheb hästi. Peab minema. Nii et jah, siuksed lood. Aga ma arvan, ma praegu rohkem ei vlogi, sest mul ei ole hetkel teile rohkem midagi näidata ega rääkida. Aga ma veel ei pane punkti sellele vlogile, et kui mul miskit on veel see nädal, siis ma kindlasti jagan teile. Täna on nagu nii ilus päikseline hommik. Kass ka siin naudib päikest. Aga mõtlesin, et kuna nii ilus on, siis peaks minema õue jalutama. Vaatasin ilmale ka, et lõunast tahab pilve, nii et peaks ära kasutama seda päikest. Nii mõnus. Nagu ma käisin just jalutamas ära ja mul täiesti unus üldse vlogida. Nagu ma lihtsalt nautisin ilma. Aga nagu ma tahtsin minna tegelikult suurele ringile. Ehk siis teha see sama ring, mis ma tegin mõni päev tagasi. Aga ma jõudsin mingi poole peale ja siis mul oli kõht juba nii krampis. Ja mul oli nagu täiega võhm väljas. Ja ma ei tea, igatahes ma ei julgenud edasi sealt suuremale ringile minna. Ja ma tegin natukene siis lühema ringi. Aga noh, ma ei tea, ma loodan, et see on raseduse ajal siukene ajutine nähtus, et peale rasedust äkki siis on mul kuidagi tervis normaalsem jälle. Päris tüütu on nagu, et tahad pikemalt kõndida, aga ei saa. Et ma ei taha nagu endale liiga ka teha, et see pole nagu hea, kui kõht on liiga kaua aega järjest krampis pinges, et mul siin üks päev oli ju nagu terve pool päeva oli lihtsalt kõht pinges, et lihtsalt see ei läinud nagu ära. Et ühesõnaga jah, seekord siis jälle lühem ring. Aga vähemalt sai nautida ilusat ilma ja ma käisin nii aeglaselt, et ma jõudsin päris pikalt nautida. Ma ei oska öelda, see oli mingi umbes 2-kilomeetrine ring. Aga ma arvan, ma käisin seda mingi tund aega vist. Ma käisin nagu väga aeglaselt.
sest ma olin suht vähe kõndinud, kui ma juba tundsin, et okei, mu kõht on nagu suht pinges. Nii et ma ei saanudki väga pikalt kõndida. Aga nüüd ma olen kodus tagasi. Ja mõtlesin, et ma vist panen selle vlogi siinkohal juba kokku. Ma küll tahan siia lõppu ilmselt lisada homme selle driftivõistluse. Ma arvan. No kas või paar klippi, ühesõnaga mitte drifti, see ei ole driftivõistlus, see, kuhu me lähme, see on nagu ajavõtu peale ikkagi, kiiruse peale, aga jää peal driftitakse ka mingil määral. Et me lähme vaatame selle ära, see on siin Järvamaal. Tegelikult on homme ka väga äge driftivõistlus. Kosel oli minu teada. Aga nagu ma täiega tahaks sinna minna, aga see on mingi tund-poolteist sõitu. Pluss veel ma peaks seal koha peal olema ja siis tagasi tulema. Eks ma arvan, ma lihtsalt füüsiliselt ei pea vastu sellele. Ehk siis kahjuks see jääb seekord vahele ja ma loodan, et ma nagu sotsiaalmeediast näen, kuidas see läheb, et nagu korraldus ja kõik see nagu tundus täiega äge. Ja Andres Rea on jälle seal kommentaatoriks, mis on kindlasti boonus, et ta oskab väga hästi drifti kommenteerida. Et seda kõike oleks tegelikult äge nagu näha, aga seekord ma ei hakka ennast piinama ikkagi. Et vaatame sotsmeediast, kindlasti tehakse stories ja igast asju. Et ma arvan, et ma mingil määral saan osa ikka. Et lähen vaatangi siis Järvamaal, et mu idee on praegu võib-olla isegi kaamera kaasa võtta ja paar pilte ja palju ma ei taha teha, sest ma ei jaksa siin arvutaga nii kaua istuda ja töödelda. Aga ma siiski tahaks natukene meelde tuletada pildistamist, kaamera kasutamist, töötlemist, sest et nagu kui nii pikalt ei tee, siis vahepeal tekib küll siuke tunne, et ma vist ei oskagi enam. Nii et ma ei tea, kuidagi hirm on, tahaks meelde tuletada. Ma ei taha seda ära unustada. Et võib-olla teen paar pilti ja kindlasti siis natukene näitan nagu teile ka videona. Nagu tulin just kassiga riidama. Ta lükkab selle küünla. Ma sain selle ühe fotograafi käest. See on nagu nii hea lõhnaga küünal, nii ilus küünal. Ja ta lükkab selle kapi otsas kogu alla. Mul on see siin peal nagu ilus. Aga õnneks mul on Viper endal, et see ei lähe katki, nii et väga vastupidav küünal on ka. Aga ma ei tea, see kass viib mind auteres, et ta nagu süüdimatult lihtsalt päevad läbi teeb pahandusi, lõhub igasuguseid asju, viskab igalt poolt asju alla. Jah, no on mis on. Aga igatahes jah, homme siis, homme on laupäev, et homme on siis reapäev, et ma mingid klipid panen siia lõppu siis sellest ka, aga praegu ma monteeriks siiamaani selle video ära, ehk siis ma tõmban nagu video siinkohal nii-öelda kokku ja lihtsalt homme lisan siis veel paar klippi teile siia. Vot. Aga ma loodan, et teil on imeline talv olnud ja ma loodan, et tuleb veel imelisem kevad ja suvi. Ja mul on nii hea meel, et vaatate, et ma kindlasti jätkan siia kanalile lisamist, nende videote lisamist. Et mulle väga meeldib seda teha. Ma pean lihtsalt natuke rohkem pushima ennast seda kaamerat kätte võtma. Et kui ma juba kätte võtan, siis on nagu tore, aga lihtsalt see kuidagi algust teha on keeruline. Aga kui te kommenteerite ja likeite ja telite mu kanalit, siis see annab alati indu juurde. Et ikkagi pushida ennast. Nii et kindlasti ära unusta neid teha. Ja ega muud polegi. Näeme järgmises videos. Tšau! Ma tulin kämpisin need rajal ära, nagu veits tuul. Ma ei tea, kas te kuulete mind üldse. Autod juba rivis. Ma nüüd lihtsalt ootan. Siin noored lähevad sõitma, tahaks noori ka peale saada. Ja ma ei tea, siin on vist segaklass, et siin on nagu kõik lähevad järjest ja peale seda sõidamas. Äkki saab paar pilti.
Nagu reaalselt peaaegu 1000 pilti juba. Ma ei tea, kas nad sõidavad veel või mitte, aga ma rohkem igatahes ei pildista.